Lõpuks näeb. Jüri Fischer on täna mängu peakohtunik. Laavanil uus keskkaitsepartner. Abdul Yusufi näol Kristjan Pelt on jäänud pingile. Andre Frolov tuleb Kevor Palumetsa kõrva asemel siis Karl Mööli kõrvale. Tristan Koskore asemel on tema algkoosseisus ja loomulikult, kui sa oled klubisse toonud sellise mehe nagu Joonas Tamme, siis ka tema on algkoosseisus. Flora rünnakut lukku panna ja selle peale üles ehitada oma ründemängija ja Floral, nagu sa ütlesid, et enamus on samad mängijad, mõningad vahetused on ja klassikaliselt tal see aasta ikkagi need mängud on alumise poolkaitse koha peal olnud, kui nüüd Lillander saab vasakult äärelt tõusta rahulikult. Lepik on seal trafikastis, Miller ka. Lepik on võimalus. 1-0. Ei ole suluseisu lipp, et appelleeritakse küll, mitte et ega siin sellis mõttes üllatus nagu Paidele oli, et kuidas üks Flora mängija seal nii vaba oli. Aga just selle koha pealt jõudsime, et sa ütlesid, et miks Vassiljev on allpool, siis täpselt need momendid ongi, et mängida neid pikemaid palle ette just tsoonides, et mitte siukse Oba Jussif kukub päris halvasti. Kuraksin algatab veel Vassiljev tuleb. Ja veel võimalus! Konstantin Vassiljev! 5. värav sel aastal! Ja 2-1 Florale esimesel lisaminutil. Ja nüüd nii halb moment Paide jaoks, et siin keskväljal korra kaotati see duell ära ja nagu sa ütlesid, Jussif libastus seal pikali maha kukkus ja kohe siin Vassiljev läks ja see, mis ennem ei löömata, vajutas nüüd tagant. Kas saab Vassiljev siit veel söötma? Korralik võitlus Salistega. Ja lõpuvile ja Flora on saanud tabelisse järjekordselt 3 punkti. Ja oli raskusi teisel poolajal, aga leiti lõpuks see võimalus, kuidas see asi ära lahendada ja Konstantin Vassiljev on see, kes võiduvärava lööb.